tere, Ranka Pokkeribrudest, teen video, Tigrano tahtis näha mängu, kui lõpus serveri restart ka, siis eeldatavalt 20 minutit saab teha, mängin 25 minutit full ringi Pokerstar siis. Siin poiss kuningaga, nende statid, ma ei tea, ne mängida eriti siin midagi on, aga tõenäoliselt kõik pole eriti head või halvad, vahet pole. Ma arvan, mille pärast see ei ole eriti hea. Vahet pole, vahe on 3x-i, nii tugeva käega ei ole eriti vahet. Siin ma ei tea vastasest midagi, oleks ta regular, siis ma mõtleksin triipeti peale, sest ta isoleerib ära vishi, aga kooli ma siin ei hakka praegu foldin. Üldiselt ilma riidideta ma mingisugust lollusi ei tee, et lähen suvalt. Kui ma läheksin täiesti suvalt, siis mida see statistika lauas oleks ebaoluline. Praegu on veel statistika veel nihkes, sest ma alles alustasin. Kunn poisiga vastane tonkab kuival laual, ei tea, mis see tähendab. Ekutit mul ka ei ole ja siis ma loobun sellest käest. Ma riidideta ma ei lähe mängima tagasi. See on lihtsalt testvideo, lihtsalt ma teen tõesti igavusest, et Tigrano tahtis. Kümnete 3x-ina. Teist korda seda teeb. Ma arvan, et siin võib, aga üldiselt ma jään oma mängule kindlaks. Siin on triibeti vastase poolt, kes on 4% ajast triibeti suhteliselt suurelt paneb. Me big blindi. Kool on ka võib-olla siin option, aga ega eriti mõtet pole ta nii suur triibetter, teiseks ma savan ka suht varajased positsioonid. Kunn 8-ga ma isoleerin, algumängijad pole vahet, palju ma panen siin. Mulle meeldib vahetana, mulle meeldib 5 big blindis, nad eriti triibeti mind. Time to time vahest nad panevad siin triibeti, aga ei ole suht ebaoluline koolida. Ma ei saa isegi, kui see koolib, siis ma ka ei kooliks. Kunn 8 ei floppa hästi, küll aga ta oleks mängiks hästi tema lempkooling range'i vastu, kus mul on initsiatiiv 9-10 tundmatu vastane. Fold oleks regular, võtaks triibeti peale. Riidid on väga tähtsad. Ilma riidideta, muidu ei oleks, ma räägin muidu neid statte, aga ei ole vaja üldse siin. Siin on ka statid nihkes siin üleval lauas. Muutumist korda ei lähe. Korras hääs kuningas, tore näha ja häid käsi blindi pealt. 25 nõulimitis ma äsja kuningaga eriti preflopis ei stacki, kui seda 100 big blind deep stackid on. Nad ei aja nii laidelt stacki sisse. Teda ma triipetin kindlasti ja vast 4x-iga. Ma ei tea, ei tundu eriti solid mängija minu jaoks. Forbeti peale oleneb, kui suurelt paneb. Ära ma stackima preflopis ei hakka. Koolis. Väga easy C-bet. Ei näe mõte check koolil. Jälle koolis väga kiirelt. Isegi arvan, et siin võib pärreldada. Sellepärast, et see flopi hitida täiesti ja see kuningal on veel aute ja foldis. Tõenäoliselt meil äsja kuningas oli seal best hand, et öeldakse, et ei taha siin petida, et mida petida, et mis me petime, et üks hallen käsi kooli, no täiesti turniiri kooli, aga pank on nii suur $10, 40 big blindi, et mina tahan seda panga kohe kätte saada ilma variatsioonita, et ta foldib, et võime seda välja tõmmata ega lase ennast ära bluffida. Seal turniir ta ei bluffib peaaegu never ever ja kui ta meid koolib, siis on mul aute. Ma arvan, et ei ole hea, et täiesti imelikult avab 50 senti, $1 ja nii edasi, nii edasi. Väga paljud ei pärel selles kuningaga. Mina olen väga agressiivne sellistes pankades. Poiss 9 on avang, kui minuni folditakse, teda ma triipetin, sest tema kohta näete, mul on riidid olemas, ta foldib 86% ja triipetil ja see alumine number siin. Sellepärast ongi mul statistika lauas, et ma tahan selle riidi tõsta mängida, isegi mul on ta kohta mingi nõud olemas. Siin vastas, siin small blindi peal, ma ei tea, väiksem stackid tõenäoliselt ei ole kõige paremad mängijad, siis ma olen 3x-i, kui oleks siin 3 regulari, siis ma oleks miinimum tõstega. Või oleks siin short stackid ja oleks ka miinimum tõstega. 3x-i sellest, et ma tahan, et ta koolib all mängija out of position, mul on input, et ma mängin tast
tunduvalt paremini postflopis. Keeruline koht, tegelikult ei olegi eriti keeruline. Ma võiksin siin pettida 2 tänavat, võin ka järgi tšekkida, pole vahet, aga ma ei pala mängi vastu pettida ja panen jälle 3x, et hoian panga väiksema ja samas kaitsen väga kätt. Turnikaart võis aidatada, võis ka mitte aidata, teiseks võib hakata nüüd foldi juba paremat või samad tüüpi kätt. Ja teiseks võib koldi veel halvem, aga mingi mastitõmme 9-10 näiteks või siuksed kaardid. Pätin edasi. Ma ei peti nõrkasi mängijaid suurelt. Tuli kiire reis. Mis ta siin olla saab veel emad 10 võib-olla või 2 paari võib-olla suvaline äss, mis ta siin üle mängib. Mul ei ole siin nagu eriti ekutit enam. Ma bluff catchin. Minuks easy fold. Paljud teile ütlevad, et mingi check raise, et kus seal mis siis petid, kas see check raise, ja see check raise juhtub nii harva. Jälle üks sama mängi aas, ma arvan, et on halb. Äskuning vajab floppamist, ma ässadega poleks seal 2.50, aga äskuninga pean 2.25, las ta koolib. Mul on positsioon ja mul on suur käsi. Mul on peaaegu alati 2 ülekaarti jaudid, isegi kui flop läheb mööda. Forbeti paneb siis tõenäoliselt foldima. Ole peale forbeti suurusest. Kiirelt foldis. Ja ma olen päris kindel, et on halb mängija. Näed, kas on reloadis või reloadinud. Ei ole eriti tähtis. 7 või 8. Jälle riide ei ole. Ma arvan, et siin võib koolida, sest see on tõesti nii odav. Nüüd ma koolin kindlasti, et 7-8. Ma arvan, et flopab piisavalt, et siin tegusid teha flopis. Saime tripsi. Kaart on hea. Tongata ma ei näe mõtet, sinast ta petib edasi. On rohkem raha panka. Vastan 19-9, ta võib ka mingid tõmbed siin olla. Ma mõningaid tõmbeid blokeerin. Panin petis väikselt, ei taha uskuda, et eriti suur käsi on. Ma arvan, et reis on ikkagi kõige parem siin. Ja panen 3 peale. Mul on nii tugev käsi lihtsalt, et ma ei pea põhimõtteliselt törne ega kõige ka kartma. Kui on reatõmbed, siis ma katan ta reatõmbe auto, pluss mul tuleb maja juba tema saab rea. Ja ma 10 suitediga ma triipetin, ma arvan, ta on liiga kauge, et range on liiga loose. Tight, et flatidega on lükkelt. Pool ei ole ka halb, on 2.25. Pani siin otsa tõenäoliselt midagi suurt. Ja loodamata mingit poisse ei ole. Ma arvan, et mängid on nii nõrgad, nad ei suuda käsi foldida, aga samas kui ma koolin, nad tšekivad väga palju tõrne järgi, panen oma kord otsa. Siin ma ka jälle petin, meil on paar, väga hea, panen pool panka, palju teil hakkavad tšekk koolima siin. Ainult koolis. Ma lükkan lihtsalt toolin ja eriti vahet. Ma parem võtan selle panga emad 10 kõraselt ülevalt lavast. Siin ta võib panna väga algmised draw peale. Muidugi emantile see, ja et nüüd 9-10 tuli ära siia. Mõned pidid tal juba 9-10 olla. Ma makkis, aga me riverdasime 7, kas me riverdasime 7 või ta sai, mis tal oli siin. Tõenäoliselt halb mängija, et ei reloadnud. Ja vastas oli poiss 3. Sedasi mängis poiste paari üle. Trashiga me ei lähe, siis floppi musutama. Ega aprotsema. Skype'is. Foldi mingi 5-4. Vastane on short stack regular. Ma arvan, et siin võib flattida isegi, kui oleks meil rohkem riide. Siis isegi, kui regular, siis me saame check raise bluffit. Raske fold tuleb, see raske fold tuleb. Siin on 2 tundud tight mängijad tulevad, ma arvan, et siin ei ole kool eriti hea, sest tema range domineerib meie range'i, sest tema flatting range ja me paneme vist ennast probleemid ette, kui siuke flop tuleb. Oleks nad natuke hilisemad positsioonid avanud siit, siis ma oleks kuisinud. Preflopis kuis tegelikult oleks kõige parem olnud. Siis on pigem see blokkeritega bluff. Aga jah, ma voldan ikka kõige parem. 4-dega koolin, siin tundub jälle 2 idiooti vahel olevat, pluss need 3 veel limpis siin. 19-6, 19-6 on mingi väga tight. Oleb ettevaatlikult mängida. 4 tuleb siin alla anda, 2 idioodi vastu. 2 auti ei ole mõtet püüdnud minna siin. Kui nad tšekivad, siis võib törni
panustada. 9-7 foldin, ja siin 4 tuleb alla anda. Poiste paare, tore näha pattani pealt. Ja kuna siin on idioot taga, isegi 2 idiooti, ma arvan, siin võib 1 panna. Äkki see, kui ma tahame mulle tiltast äkki ära. Vaata, kui avataris on niisugused ässa pildid, siis on teada värk. Missugune mängija seal teiselt pool screeni on. Preflopis ma stackin ta vastu ära, sest ta mängis nagu poiss 3 nii tugevalt üle. Ta on närvihaige vend tundub olevat. See laisk tuli meile kohe. Set. Üldiselt regulari vastu ma ei tea, seda flopi ma ei C-petiks, aga tema vastu kindlasti. Ja kui ma C-petima lähen, siis tõenäoliselt pidi koolib 1, ta koolib ka ära siin mingi 1,75, siis ma pean suuremalt. Saada kohe rohkem välud kätte. Mul täiesti ükskõik, kui tea, mis ta siin teeb, kas ta siin foldib või mitte. Ja siin on 2 regulari tüüpi, taidimat tüüpi. See akumen on ka väga tait. Mõtet on 3x avada oma minreisiga. siis ma saan postlopis parema eelise. 7-8 tuli siia ära, mis tähendab, see on praegu piidib. 4-50 või oma töö ilusti ära, sest siis ma saan juba stackid riveriks väga lihtsalt sisse. Ma ei viitsi üldse, siin ei ole mõeldagi tema range'i peale, sest kui ta kolib siin isegi 6-8, 5-8 tüüpi käega. Siin floppasime top pair'i, siin võib tegelikult selle käe järgi tšekkida, aga Pantination bet ei ole ka kunagi halb, see on alati safe. Tuli nüüd ka master siia, aga ma ei karda ikkagi riveriks raveda. Sellise venna vastu. Siin ei ole midagi teha ka anyway. Kui ta tõmbas ära, vahet pole. Flopist on iga peale ekuti päris palju. See mängija on regular. Riida küll ei ole, aga me võime teda triipeti, sest enamus regular populatsioonist on väga tidilt triipeting range'i vastu. Siin me koolime, sest idioodid on taga, mõtlen 6 pocket paariga. Kuni 7 jääb liiga nõrgaks, et koolida isegi Vishi avangut. Emad 7 on sellest hea triipetimiskäsi, et isegi kui ta meid koolib, ta flop suht hästi. Ja mingil määral blokeerib näiteks mingi ässa emandat, sellised käsi, millega ta tahab ise koolida. Ja ta vähe väiksem tõenäoliselt, ta meid flatib autoposition või näiteks 4-petib for value näiteks emandatega. Või kas või ässa emandaga, kui ta juhtub olevat nüüd ka agressiivsem mängija. Siin vastane tegi väga väikse squeeze'i 1-10. No selles mõttes nüüd on väga easy call, aga kui vastane, või see LYNNLA poleks koolinud, siis ma arvan, et ma oleks vist koolinud. Ta ei tundu ka eriti solid mängija olete siin. Oleks mingid riide, siis saaks üles täkkida. Aga see väike, ma ei tea, see väike tundub tugev, aga seda ei saa nii võtta päris väike squeeze. Tundus tugev, aga võtaks päris niimoodi see võtta. Päris nagu ilma riideta tema käest äkki meile. Ja näitas poisse meile. Ja näitas poiste paari. Ebaoluline anyway, mis ta seal käes oli. Siin, vahet pole, kui ta reisib, siis ma peaks foldima, aga siin ma kindlasti isoleerin halva mängi ära, isegi autoposition. Ma panen ekstra ühe big blindi juurde, et ma saaks kohe fold equity pre-flopis ja kui ta mind koolib, siis ma saan ta flopis paremini ära bluffida. Ma bluffin visse ühpriski palju, mida teised ei tee. Tänan Spewmonkile, kes kellele ma sükse mõttel tulin. Nüüd päris nii ka ei ole, vahet pole. 10-8 regulari vastu, ma ei tea midagi, arvatavasti on regular. Aga ma isegi ütleks, et siin fold või minneris oleks halvad. Regulari vastu ei ole mõtet autoposition ise mingi botte suuremaks ajada, et kui nad natuke tagasi veel mängivad. Teine vastu kuni 3. Ma arvan, kui isoleerimine ei ole kõige halvem mäng, aga ma arvan, et fold on parem. Ei floppa nii hästi. Võib-olla annan siin väikse EV ära. Multitablides kindlasti on parem foldida. 8 avan 100 kannilt. See akumen, ei tundu ka solid. Fototüüp tundub, aga see ei ole eriti vahet. Sellest ma arvan, et ei ole ka eriti priske kalake. Sest on juba meil 2 lauas vähemalt siin. Rohkemalt ma ei näe. Poiss 2 hüdetiga ma ei lähe. See ka halbade mängijate vastu mitte.
kuigi ma ütlen, et see on ka võib täiesti avang olla. Siin ka minuni kindlasti tšekitakse, siin kindlasti rünnake seda varajaselt positud blindi. 15 minuti pärast lähevad serverid kinni, siis meil tulebki mingi 5 minutsa veel. Et siis aitab. Okei, mis siin toimus, selle eest ära siit foldime selle, squeezima ka siin ei hakka. Tängi video pikkus tuleb 20 minutit, see on täiesti okei, ei ole mõtet pikkust teha. Live videod on üldse mõttetud teha. Oot. Server läks just kinni, mõtlesin 15 minutit läheb. Okei. Siis lõpetame selle jama ära siin, et tuli 15 minutit video, mis on veel parem. Aga jah, loodame, et mingid õpetuse sõnu saite siit ja edu!